Tere kõigile! Hõbekunn siin ja mõtlesin täna, et siis näitan teile, kuidas mina puhastan siis münte albumi jaoks. Et kui ma tahaks panna mingi mündi omale albumisse, mis näeks nagu enam-vähem hea välja, et kuidas mina neid puhastan. Et mina kindlasti ei puhasta neid igasuguste selliste kohe näitan teile näiteks võimalusi, et mina ei puhasta sellist hõbe puhastushapetega või siis näiteks selliste vedelikega, et lihtsalt kastad mündi sisse ja on kohe ilus puhas läikiv. Aga tegelikult nende hapetega te rikute mündi pinna ära ja seda on tegelikult see, kes teab ja oskab vaadata, et tema saab kohe sellest aru. Et münt on juba rikutud, kui te seda peaksite kasutama. Kõige hullem, mis te teha saate, on muidugi hakata mingisuguse, ma ei tea, lapiga seda münti, panete pasta siia ja hakkate seda münti õõruma. Veel hullemal juhul, kui te peaksite hakkama seda mingi traatharjaga kraapima või mis iganes. Kõik need mündid on täielikult rikutud ja koledad. Et sellist münti tegelikult ei tahagi keegi. Et siin ma võin teile näidata, et oli üks münt, mis arvatavasti oli maa seest leitud. Ta oli täitsa enam-vähem, aga nagu teate, et selline roheline kiht ja igast korrosiooni asju tuleb nagu mündile peale. Ja minul õnnestus kõik see roheline ja kõik see korrosioon ilusti maha saada. Aga see omanik, kes varem omanik nagu oli, tema oli mingi asjaga oli proovinud seda maha saada ja kraapinud. Ja vaadake siit, ma ei tea, vast näete, aga siit on suured kriimud peal, ära kraabitud kõik. Et münt on rikutud. Võib-olla kaamerapildist nii hästi ei paista nagu näha, aga tegelikult oma silmaga vaatan, siis täiesti ära rikutud, kraabitud kõik. No see ei ole ilus münt, et rikutud münt tegelikult. Et jah, et ei soovita. Ja siis ma näitangi, et puhastamiseks neid viise hõbeda puhastamiseks on väga palju. Aga näiteks ma näitan teile, kuidas lihtsalt puhastada nii, et ei riku mündi pind ära. Ja ma näitangi, et kui ongi näiteks nii must münt, nagu te näete seal, et kuidas seda saada nagu normaalseks, et ta näeks hea välja, ilma et väga seda ära rikuksite. Ja kõigepealt siis alustamegi sellest, et paneme kätte kummikindad. Kummikindad, tavalised kummikindad, et ja siis räägime edasi. Kui mina olen kummikindad kätte saanud, siis ma ütlen, et mul kahjuks said otsa need õiged, mida ma kogu aeg kasutan. Aga kuna ma sain tasuta terve karbi, kus sees on 100 paari, aga need on mulle väiksed, need on S-suurus. Siis ma alati, kui kinnas on käes, siis see koht nagu pigistab. Ja siis ma lõikan kääridega klõks väikse augu sisse ja siis nad rebenevad niimoodi. Ühesõnaga, nüüd ma saan käsi ilusti liigutada ja tähtis on, et näpuotsad oleks kaetud, et ma saan mündi kätte võtta või sendi ja saan tööd teha, nii et ei riku oma nahka. Et aga ma räägin siis, mis vedeliku sees meil need mündid praegu on. Et mündid on praegu siis õunaäädika sees, nimelt. Ja see äädikas on 6%. Väga lahja. Ja need sendid jätsin siis ööpäevaks. Ehk siis õhtul panin sisse ja nüüd on juba lõuna käes, et jätsin ööseks nagu siia ligunema. See äädikas siis põhimõtteliselt peaks selle mustuse sentide küljest lahti võtma. Ja järgmiseks ülesandeks oleks need sendid siis panna ultraheli puhastajasse. Ja ultraheli puhastajas siis soovitaks vedelikuna kasutada ikkagi õiget puhastusvahendit. Aga kuna minul seda ei ole, siis mina teen täiesti tavalise veega ja näitan teile, kuidas see töötab. Ultraheli puhastaja ise siis on selline väike karbikene,
ja siin on siis mul pandud tavaline vesi sisse ja siia siis pannakse mündid või kellad või mis iganes asjad, mis on veekindlad, mis vajavad puhastamist. Et siis on siin ekraan, siit käib käima, siit saate gaasid välja lasta, kui vaja. Igastahes siin on taimer ja siit läheb käima siis samuti, et siit saab nagu masina käima panna ja siit hakkab programm käima siis. Ja minul on siis tavalise veega ja vaatame nüüd, siin see münt on olnud, kaua ta on olnud siis, nagu ma ütlesin, ööpäev läbi siin sees ja vaadake, see on siis siin, ma ei tea, kas on näha, 20 kopikat 1906 ja vaadake, kui must ja kole see on. Et paneme nad siia sisse, need sendid ilusti ja siis vaatame, mida teeb see ultraeli puhastaja tavalise veega. Kas ta võtab natuke mustust maha siit või mis ta nagu teeb? Ja siis ma näitan teile ka. No nii, kui sendid on sisse pandud, see on aeg programm käima panna. Vajutame siia. Siis paneme aja. Paneme mingi 480 sekundit. Paneme käima. Ja nagu näha, näete, kuidas juba mustus tuleb ära. Mida ultraeli puhastaja teeb, on see, et ta teeb ultraeli laineid siin vees ja ta väristab münte, ehk siis see mustus kõik tuleb siit lahti müntide küljest. Aga muidugi mitte täielikult, aga nagu näete, siis juba mustust sentide küljest tuleb. Aga vaatame, kui ta selle 480 sekundit ära käib, et millised mündid siis välja näevad ja mis me edasi teeme. Et muidugi, kui mul oleks siin vees puhastusaine sees, siis töötaks see 10 kordi paremini. Aga juba praegu 10 sekundit näinud, siis see vesi tegelikult tundub juba päris must siit poolt, et ta juba muutub tumedaks. Aga vaatame siis, panen kaane kinni ja kuidas ta varsti meil välja näeb. Nii kaua, kui see masin meil siin käib, 200 sekki veel minna, siis valmistame ette, mis me edasi teeme. Et mul on siin tavaline küünelaki eemaldaja naiste oma. Et teisisõnu siis vana keeli atseton. Kallasin siia korgi sisse ja panin valmis vatitikud. Et need on väga head, pehmed ja nendega on hea nagu puhastada. Et mis ma tahtsin öelda, et oletame, et olete leidnud perfektse mündi, aga mida võib-olla on hoiustatud natuke valesti mingi teatud aeg. Et näiteks vales albumis, kus on need kilehoidikud, kus münti hoitakse, on siis valest materjalist, ehk siis jätavad PVC plekke mündile peale, näiteks, et münt hakkab ajapikku siis nagu rohekaks muutuma. Et sellisel puhul, kui mündile pole tekkinud sellist mingit läbivat plekki või sellist nagu, et lihtsalt õrnalt rohekas, et sellisel juhul puhta atsetoni ja kõrvatikuga õrnalt niimoodi puhastate selle rohelise asja maha ja mida iganes. Kui teil on vaja puhastada, atseton, parim viis, ilma münti rikkumata. Kuna need coin ehk siis mündi hindamiskompaniid ise puhastavad umbes samal viisil, et kui te peaksite atsetoniga õrnalt niimoodi vatitikuga puhastama seda, siis see ei jäta ühtegi jälge mündile, et saada aru, et see münt oleks puhastatud millegiga. Et kui te happesse kastate selle mündi, kohe mündilt luubiga vaadates, mida iganes, kohe saate aru, et seda münti on puhastatud ja see on rikutud münt. Aga kui te kasutate atsetoni ja tahate saata natukene puhastada või mingi väike mustuse tükk või midagi, hästi ettevaatlikult vatitikuga, siis atsetoniga võite seda teha. Et isegi enne sinna, kuidas öelda, mündi hindamisfirmasse saatmist võite ise üle teha õrnalt niimoodi vaikselt ja hästi ettevaatlikult ära kuivatada.
aga te peate ka veenduma selles, et kui teie mündile peaks ikkagi tulema selline hinne peale, et nagu cleaned ehk siis puhastatud, siis te peate ka arvestama sellega, et võib-olla enne teid keegi juba puhastas seda münti valesti. Et sellega tuleb ka arvestada. Aga mida ma ei soovita, kui te saadategi sinna hindamisfirmasse oma sendid või mündid, siis kindlasti ärge kasutage seda äädika varianti, mida mina siin praegu teen. See on ainult selleks, et tohutu mustus saada mündilt või sendilt maha. Et need sendid võivad olla küll ilusad, teinekord isegi väga hea kvaliteediga. Aga kui neil on ikkagi juba selline suur mustus või PVC on nagu juba mündi pinda rikkunud sealt, et isegi kui te selle maha puhastate, siis on see jälg näha, et ega teie münt siis või sent üldiselt nagu väga head hinnet ei saa. Välja arvatud juhul, kui see on mega haruldane, mida üldse pole saada kuskilt, et siis ta on ikkagi väärtuslik. Aga jah, et enda jaoks albumisse käibel olnud mündid, kui leiate, nagu minul Saari sendid, mis on nagunii 1000 inimese käes olnud ja ringi liikunud siin kuradi sadu aastaid. Et kui nad on nii koledad mustad, ilma et mingi kriimustaks mündi pinda või midagi, ma saan ilusti mustuse maha. Järgmise sammuna kasutame atsetoni ja ma näitan teile, et mündi pind jääb ilusaks. Muidugi jääb seda tumedat tooni ja kõike muud ka peale, aga selle mustuse me saame väga maha. Ja vaatame nüüd, sekundid on möödas, ma ei tea, kas te saate aru, kas see vesi on tumedam kui alguses. No mina oma silmaga näen, et see on nagu porivesi. Aga nii, mäletate, see münt seal kõige esimene, vaata kõige tumedam münt, mis ta üldse oli. See oli üleni must, aga juba praegu tegelikult on näha, et heledaid kohti on päris kõvasti välja tulnud. Aga mustust on tal peal oma jagu. Aga nüüd ongi selline asi, et võtame selle mündi siit välja ja kuivatame ära veest. Kuivatame sendi ära ja hakkame puhastama. Ma panen kaamera valmis ja ma näitan teile, mis nüüd juhtub. Nagu näha, siis see on meie sendikese esipool. Ja see on siis 20 kopikat 1906 aasta. Et kastan vatitikku siia atsetoni sisse ja vaadake nüüd. Kuna ta oli mul seal äädika sees ja vee sees ultrallis, vaadake nüüd, kui hästi see mustus hakkab siit maha tulema. Et täielikult ei pruugi seda kunagi maha saada, kuna te ei tea, see võib olla siin kuradi kümneid ja kümneid aastaid mingi mootoriõlis või maa sees või kuskil olnud. Aga te saate suurema hulga sellest mustusest maha, et te näete oma sendikest ilusti lugeda ja saate aru, et mis sendiga või mündiga tegu on. Et seda protsessi muidugi saab teha ka mitu korda. Et näiteks puhastate niimoodi ära, panete uuesti ultralli sisse või siis miks mitte ka korraks veel natuke paariks tunniks äädika sisse, uuesti ultrallisse ja teete uuesti atsetoniga. Et kindlasti see tulemus on 10 kordi parem kui see, mis ta oli alguses. Ja ma natuke siin puhastan ja ma näitan teile seda sama senti siis natuke hiljem. No nii, 1 minut hiljem, siis ma arvan, et juba igaüks saab aru, et süsimustast mündist on saanud päris korralik selline münt, mille juba julgeks albumi vahele panna. Kasutasin kõigest ühte kõrvatikku, vatitikku ja minut aega. Ja see juba päris hea näeb välja. Aga mündil pole üks külg, mündil on 3 külge. Esikülg, tagukülg ja serv. Et nagu näha, siis esikülg juba päris selline normaalne, aga tagakülg on veel must. Et kastan korra veel atsetoni sisse ja hakka uut tikku võtma. Näitan teile siin ka, et selle musta tikuga juba tegelikult see vaikselt niimoodi tasakesi õrnalt tõõrudes. See mustus juba tuleb nii palju siia vatitiku külge. Et
ja münt ise läheb palju paremaks. Et mina kasutan seda viisi alati, kui on vajadus. Kui leiate perfektses seisus mündi, ärge hakake kunagi teda puhastama, lasta olla nii nagu ta on. Aga sellised käibel olnud mündid, enam-vähem viisakad, millel pole suuri koledaid kriime peal ja mis sobivad albumisse, siis mina teen sellist varianti alati. Ja küljega siis samamoodi lihtsalt hõõrute siit küljelt mustuse maha. Näete, kui palju mustust tuleb. Ja saate servaga läikima ilusti. Ja nii on. Nii lihtne ongi. Ma natuke teen seda senti siin veel ja siis näitan teile, kuidas see lõpptulemus on. No nii, 2 minutit hiljem siis, 2 vati tikku hiljem, et süsi mustast mündist on saanud täitsa viisakas sent selline. Et äär on ilus puhas ja tagant ka samuti. Vanad kriipsud, kraasud, mis seal mündil on olnud, kindlasti tulevad välja. Antud mündil siis väga midagi ei ole, täitsa viisakas münt, aga natuke kulund. Aga ei ole hullu. Nägite, kui õudne must käkk ta enne oli. Ja praegu niimoodi vaadates täitsa ilus selline korralik sent. Mõelge, tsaari ajast, 100 aastat vana. Et pole üldse paha. Ja sellist meetodit mina siis kasutangi, kui endale tahaks midagi albumi vahele panna. Nüüd siis on vaja siin teha nende sentidega samamoodi ja albumi vahele nad lähevadki. Et loodan, et saite siit jälle natuke head mõtet. Ja kui teile see video meeldis, pange videole like, ehk siis video all vajutage seda pöidla nuppu. Kui tahate tulevikus ka selliste ägedate videotega kursis olla ja kõigega, mida ma siia kanalile postitan, siis kanali video all on selline nupp nagu telli või subscribe ja seda vajutades, see on täiesti tasuta kõigile, siis hakkate minu kanali jälgijaks ja kui uus video tuleb, siis olete alati kursis selle videoga, et tuleb teada, et ma olen uue video lisanud ja saate kõige ägedaga kursis olla ja ehk saate ka targemaks või ise midagi nendest asjadest kasutada. Aga siin oli Hõbekunn ja loodan, et teile video meeldis ja olge tublid. Tšau!